Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut ja tänase video pealkiri on Must lammas. Mis me räägime siis mustast lambast? Kõigepealt seda, et tegelikult peaks vist perekonna musta lammast nimetama perekonna lõviks. Sest ma usun, et igas peres on üks või enam, pigem üks või enam liikmeid, kes on väga ainulaadsed, sest nad murravad erinevaid mustreid perekonnas ja süsteemis ja ühiskonnas ja neid nimetatakse millegipärast mustadeks lammasteks. Ja minu meelest ei ole nad mitte üldsegi koormaks ega probleemiks, vaid need inimesed on tegelikult perekonnasüsteemi lõvid, kes uuristavad käiku terve suguvõsa vabastamise suunas. Sest juba varasest east alates on need lapsed ja täiskasvanud sageli seadnud kahtluse alla erinevad uskumused, on nad vaidlustanud traditsioone ja sillutavad teed nendele radadele, kus kunagi pole käidud. Jah, neid kritiseeritakse, neid hinnatakse ja tihtipeale neid isegi hüljatakse nii-öelda perekonna ja niinimetatud normaalsete inimeste poolt, kuid neil on väga oluline roll. Neil on roll vabastada perekond korduvatest mustritest, mis põhjustavad põlvkondade viisi ja on põhjustanud pettumust ja kaost. Need niinimetatud mustad lambad on revolutsioonilised vaimud tegelikult, kes ei sobi sellesse tavapärasesse ühiskonda, sellesse kasti, kuhu meid püütakse toppida. Ja need hinged on need, kes hüüavad niinimetatud revolutsiooni järele. Ma ei mõtle otseses mõttes, aga uute asjade järele, kes ei allu sellele olemasolevale süsteemile, vaid on muutuste eestvedajad. Ja need on need hinged, kes tegelikult tervendavad, puhastavad ja taastavad sugupuud, luues niinimetatud uusi oksi sellesse puusse, mis on täis elu ja potentsiaali. Ja tänu nende julgusele ja visadusele uuenevad perekonna juured ja terve suguvõsa saab alustada puhtalt lehelt. Ja kogu nende mäss, mis nad on loonud kas vaikselt või häälekalt, vahelt ei ole, on tegelikult viljakas pinnas, kus nende näiline hullus toidab puud nagu värskendav vesi, kus nende visadus toob uusi tuuli ja nende kirg sütitab leegi, mis sütitab uuesti nende südamed, kes olid enne teda. Ja sellepärast on tänane üleskutse. Kui sina oled ja tunned ennast selle pere musta lambana, sest tõenäoliselt sa oled, sest sa muidu ei vaataks Valguse kanalit, siis ära lase kellelgi oma valgust hämardada ega panna sind oma olemusest kahtlema. Hoolitse oma ainulaadsuse eest, selle harulduse eest, mis on sinust kõige ilusam ja väärtuslikum. Sina oled oma sugupuu, see valguse allikas ja õitsev lill. Ja tegelikult sa oled kogu oma esivanemate põlvkondade unistus, mis täitus. Ja sina oled see inspiratsiooni allikas inimkonnale. Nii et ära kunagi seda unusta. Ilusat päeva.